Varem sel nädalal tegi peaminister Netanyahu dramaatilise väitel Lõuna-Liibanoni kohta, öeldes, et mõned kristlikud külad on palunud Iisraelil end annekteerida, et saada kaitset Hezbollahi eest. Kuid Liibanoni kohalikud ametnikud lükkavad selle nüüd jõuliselt tagasi, öeldes, et nad pole kunagi annekteerimist palunud ja soovivad jääda liibanonlasteks. Kristliku küla Kalat Ayub linnapea olevat öelnud, me ei taha ei iisraellasi ega Hezbollahad, las nad tapavad üksteist ja jätavad meid sellest välja. Et teemat edasi arutada on meiega liitunud ERR-u läinud major Shadi Ganol-Ganor, endine Iisraeli kaitseväe ohvitser Lõuna-Liibanoni turvatsoonis, samuti Galilea Aramea keskuse asutaja ja president. Shadi, väga hea meel sind i24 News Englishis näha, eriti arvestades sinu teadmisi. Sa oled teeninud Liibanoni turvatsoonis. Sa oled käinud paljudes neist Liibanoni kristlikest külades. Kui sa kuuled Netanyahut ütlemas, et mõned neist on palunud Iisraeli poolt annekteerimist, kas see tundub sulle realistlik? Olgu jah, me peame sellele küsimusele lähenema kahest vaatenurgast. Ühed on Liibanoni, Süüria, maroniidi ja kristlastest kodanikud. Sellest piirkonnast tegelikult räägime umbes 5 peamisest külast. Klea, Marjayun, Rmeish, Derbach ja Ein-el-Bal. Need on tegelikult väga lähedal Iisraeli piirile. Neid ähvardas varem Hezbollah. Nad tunnevad end tegelikult ka praegu Hezbollah poolt ohustatuna, kuna külad on endiselt alles ja elanikud elavad seal ning nad ei olnud sõjas Iisraeli vastu osalenud. Nii et me kuulsime, et mõned Hezbollah terroristid üritavad nende peal kätte maksta selle eest, et nad ei lubanud neil terroristidel oma linnadesse siseneda ega osaleda või kasutada neid linnu inimkilbina, et rünnata Iisraeli linnu või sõdureid. Ja sel põhjusel kuulsime, kuidas mõned nende linnade ametnikud, sealhulgas preestrid, ütlesid erinevates intervjuudes. Üldiselt hoiatavad nad Liibanoni valitsust, kui te loobute sellest julgeolekust, sellest piirkonnast ja te ei ole enam siin piirkonnas. Ja te tõmbasite oma naeru tagasi. Liibanoni relvajõud lahkusid meie linnadest ja nüüd oleme Iisraeli kontrolli all ning Iisrael on oma linnadest palju põhja pool. Meil pole muud valikut, kui lihtsalt Iisraelilt abi paluda. Oleme seda kuulnud erinevates intervjuudes. Seega ei üllata mind kuulda selliseid tsitaate Benjamin Netanyahult või väiteid, mõned inimesed paluvad annekteerimist. Iisraeli poolelt ütleksin, et me ei tagane sellest piirkonnast. Ja kuna me ei tagane sellest piirkonnast enne, kui Hezbollah on rellituks tehtud, siis on need linnad meie vastutusel. Ja kui see on meie vastutusel ning me oleme seda varem näinud ja ma võin tuua näiteks druuside linnad Kunja Golani kõrgustikel, siis me annekteerisime kogu Golani kõrgustiku. Me ei küsinud selleks kelleltki luba. See oli Iisraeli jaoks riikliku julgeoleku küsimus. Ja täna on need druuside linnad, nende elanikud on Iisraeli kodanikud. Nii et meil on minevikust näide olemas ja sama näidet oleks võinud kasutada ka selles piirkonnas. Ja seda on isegi lihtsam teha nendes linnades, mis asuvad otse Iisraeli piiri ääres. Mõned neist on vaid 1 kilomeetri kaugusel Iisraeli piirist. Nii et mind ei üllata, kui näen seda tulevikus juhtumas. Ja kui mina oleksin nende asendel maroniigi kodanikuna, nagu nende külade elanikud, nemad on samuti maroniigid, siis ma paluksin, et Iisrael need annekteeriks. On palju parem elada Iisraeli võimu all, kui jääda selle viletsa elu juurde, kus Hezbollah ähvardab ja kus on föderaalriik nimeda Liibanon. Kui vaadata Hezbollah ja nende narratiivi, siis nad kurdavad tihti, et nad kaitsevad Liibanoni Iisraeli eest. Kui räägite annekteerimisest või Iisraeli turvatsoonist, kas see tugevdab Hezbollah narratiivi? Ei, ma ei arva nii. Vastupidi, need kodanikud on alati Hezbollah poolt ohustatud. Isegi Hezbollah võimu all oli tad rõhutud. Tuletan teile meelde näiteks Ein-el-Ballis, üks aktivistidest, kes on pärit Liibanoni Balanchi jõudude parteist. Ta rööviti tegelikult Hezbollah poolt ja tapeti nende poolt. Lihtsalt sellepärast, et ta oli poliitiliselt aktiivne parteis, mis on tegelikult Hezbollah vastu.
nii et need inimesed olid tõesti rõhutud ja kartsid oma elu pärast nendes linnades ning elasid lihtsalt igapäevaelu, ilma et nad saaksid isegi omaenda riigis vabalt elada. Nii et ma ütlen teile, maroniidina nagu nemadki, ma kutsuksin neid üles selgelt toetama Iisraeliga liitumist. Sest kristlasena on palju parem elada Iisraeli all, kui jääda selle Hezbollah terrori ja Shia kogukonna keskele, kes on nende suhtes väga-väga vaenulikud ja võivad tegelikult nende vastu kätte maksta lihtsalt sellepärast, et nad on kristlased, nagu nad tegid ka varem 1920-ndatel. Ja näed, Ain el-Bahrist näiteks, Pinj Beilist, ründasid Shia moslemid Ain el-Bahri lihtsalt selle eest, et nad soovisid olla liibanonlased ja osa sellest Suur-Liibanonist. Nii et meil on see hirm, tõeline hirm nende kodanike pärast. Ja ma kaaluksin seda tegelikult väga hoolikalt ning taotleksin nende asemel võib-olla annekteerimist ja et olla osa meie riigist ning olla Iisraeli kaitse all. Tugev sõnum meie naabritele teisel pool piiri. Erru läinud major Shadi Khalil, väga hea meel, et olete täna meiega i24 News Englishis. Hindame seda.